Üks imeline nädalavahetus siin Lõuna-Eesti kuppelmaastiku vahel on selja taha jäänud. Selline soolo fototrip ja kui sina tahad ka sellest osa saada, siis head vaatamist. Tere, kenad inimesed! Kätte on jõudnud nädalavahetus, on reede õhtu, päike on just loojunud nagu näha ja olen minemas ühele fototripile. Ja olen seekord täiesti üksi ja mõtlesin, et võtan teid ka kaasa. Praegu olen siin Tallinn-Tartu maantee ääres, sõidan Lõuna-Eesti poole ja eks paistab, kuhu tee täpselt viib. No nii, olen nüüd siia Lõuna-Eestisse kohale jõudnud Tallinnast. Alustasin sõitu mingi 4 tundi tagasi, isegi rohkem natuke. Ja nüüd olen kohal siin Lauri Tamme juures. Taevas on nüüd õnneks selgeks läinud ja tulingi siia tegelikult pildistama linnuteed. Aga tundub, et siin veits nagu on sellist valgusreostust ikkagi, aga väga vaikne ja mõnus suveõhtu on, aga lähen proovime, kas saab mõne ägeda linnutee kaadriselt. Kui ma siia kohale jõudsin, oli veel selline väike tuuleke sinna, kui udu väga ei olnud, aga nüüd on mingi tund juba mööda läinud siin pildistades päris ruttu ja tõmbas korralik udu üles, et tähti väga ei näegi enam. Aga sellest ägedat efekti loob ikka see terviku ja udu see koostöö. Aga nüüd põhku ja see udu teotab ilusat hommikut. Täna hommikul oli kange soov pildistada udust päiksetõusu, aga päike tõusis juba üle poole tunni tagasi. Kell hakkab 7 hommikul saama, aga udu on, päikest pole. Alati ei lähe päris nii nagu tahad, aga selle silmaga saab ka päris ägedad kaadrid. Jõudnud nüüd Otepääle Pühajärve äärde. Siit muidugi kahjuks täpselt enne minu jõudmist on see udu jõudnud juba ära ajuda. Aga seal eemal veel paistis, et lähen sõidan veits maad tagasi vast, et vaatan äkki seal õnnestub drooniga püüda seda, kuidas see udu nagu kaob.
hommikuseks söödud, kõht täis, kena alla. Kokkuvõttes ma arvan, eilse õhtuga võib väga rahul jääda piltide mõttes. Tänane hommik niisugune äge cinemaatik udu, aga väga pilti ei saanud. Et päris see ei olnud, mis ma ootasin, selline kuldne päiksega tõus. Udune niisugune kuldne tõus. Aga üldjoontes võib rahul jääda ja ootused täna õhtuks ja homme hommikuks on veel suured, nii et ja praegu lähen otsin mingi matkaraja endale ja tuleb väike matkapäev. Matk tehtud, käisin siin Ähijärve ümbruses Karula rahvuspargis. Kokku tulid eluandmetel kusagil 12 kilti ja 17 000 sammu, nii et siuke mõnus matkapäev. Aga nüüd sõidan Tartu korra, et Tartust on vaja läbi käia ja siis vaatan edasi juba kuhu loojanguks. Ja tegelikult vaatasin, et väike virmaliste lootus on tänaseks isegi, nii et tõotud põnevat õhtut. Ma olen tagasi siin, kus ma hommikul ka korra läbi käisin, ehk siis Püha järve ääres, seal taga, Põõsaste taga, aga anyway, päike hakkab kohe loojuma ja proovin siit saada mingid droonikad nüüd. Selline kenake vade siis täna õhtul meil siin. Jäin siin tee ääres seisma kuskil, et mõelda siis, mis edasi teha. Ja täiesti nagu ootamatult vaatasin kõrvale, mingi jänes istus siin pööses, muru sees, mitte pööses. Aga vaadake seda värvi seal. Aga ma ei teagi nüüd, mida edasi teha, et virmaliste lootus on, aga kuhu pildistama minna, see on praegu siuke suur küsimärk. Või kuhu nüüd ootama minna siis. Tere hommikust siit Lõuna-Eestist. Kell on 6 hommikul, päike just peaks olema tõusnud. Tulin siis eile õhtul tagasi Karula rahvusparki, kus ma eile matkamas käisin. Aga see tähistaevad täiesti ulme, mis siin oli. Nagu valgusreostust ülivähe ja linnutee lihtsalt nii hästi näha. Ma olin nagu päris väsinud, et ma tegin mõned pildid ära ja siis panin kaamera timelapsima, keerasin see autosse magama. Tundub, et see timelapse oli päris äge, kui mõned autod sõitsid siit mööda ikkagi, need nagu veits rikkusid seda. Aga eks paistab. Aga virmalistega oli see, et need olid ikkagi suht õrnad ja silmaga ei olnud midagi näha. Kaamera natuke nägi, aga ma mõtlesin, et ei hakka seda linnutee timelapsi rikkuma, nii et virmalisi ei pildistanudki, aga
linnutee timelapsi ma tegin mingi 2 tundi 15 minutit. Ja siis mingi kella 3 ajal ma ärkasin korra üles ja siis keerasin timelapsi sinna põhja suunda siis, et virmalisi ka saada ja siis nägin, et õrnalt nagu väiksed sambakesed olid. Aga siis juba hakkas varsti valgeks ka minema. Aga vähemalt midagi sai. Magada sai ka päris hea, 6 tundi. Aga nüüd see, milleks ma siia tagasi tulin ikkagi, ehk siis väike udu on siin, kuppelmaastik, päike kohe tõuseb. Siin on ainult üks variant. Droon. Tere hommikust! Kuidas magasid? Ei kommenteeri? Okei. Olukord on muutunud päris ohtlikuks. Siin on meil roadblock. Kas see on... Kas see võib olla meie sõber Kobras? No nii, selleks korraks hakkamegi vaikselt lõpetama, päike juba päris kõrgel, enam pildistada ei saa. Ilmselt sõidan nüüd Tallinna poole tagasi, aga üldjoontes selle nädalavahetusega võib, ma arvan, 100% rahul jääda. Pilte sai, linnudes sai ägedaid kaadreid, eilne udune hommik, tänane ulme päiksetõus, drooniga sai idekaid kaadreid, linnude eest sai idekaid, ütleme kaameraga võib-olla siukseid niisama kaadrid väga palju ei saanud. Aga üldjoontes jah, kõik nagu super positiivne. Aga kui sulle see video meeldis, siis võid ikka mulle sellest teada anda, kas pöidlaga või siis kirjutada kommentaaridesse, kuidas selline soolo... Igatahes võid kommentaaridesse kirjutada, kas tahaksid näha rohkem selliseid soolotrippe, kus ma üksinda pildistamas käin ja kuidas need fotod sünnivad. Ja kindlasti on ka tulemas selliseid koos sõpradega trippe uuesti. Aga olge ikka mõnusad, tehke ägedaid asju ja näeme peagi. Tšau!